nüüd proua Mikko. Kallid kolleegid, ei Euroopa Liit ega ÜRO peata oma valimisvaatlusmissioone kergekäeliselt. Paraku pidime seda Bangladeshis tegema. Jaanuaris peatati sõjaväe toel demokraatia toimimine riigis, mille mõlemad peamist parteid juhtisid ainsana maailmas naispoliitikud. Möönan, et võitlus vägivalla ja korruptsiooniga on olulised hästi toimiva majanduse ning poliitika jaoks, kuid seda võitlust ei saa pidada räpaste vahenditega, maha surudes meeleavaldusi, suukorvistades ajakirjandust ning õõnestades õiglast kohtumenetlust. Bangladesh on ligi veerand sada aastat liikunud euroopaliku elukorralduse poole. Ilmalikus käsikäes usulise sallivusega, inimõigused ja sõnavabadus on väärtused, mida meie parlament toetab kõigi oma vahenditega. Tehkem siis kõik meist sõltuv, toomaks Bangladesh tagasi demokraatia teele. Tehniline abi valimiste korraldamiseks ning kahepoolsed töörühmad on vähim, mida Euroopa Liit teha saab. Me nõuame erakorralise seisukorra ning sõjaväelise sekkumise lõpetamist kiiremas korras.